Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Tere head kuulajad, Digitund alustab. Meil on käes juba, mis meil siis on, 8. oktoober või? Ja aeg lendab. Tõesti, aeg lendab. Ja kell on 11 natuke läbi. Mina olen Hans Lõugas, kaassaatjuht on Henrik Roonemaa ja millest me täna Digitundis räägime. Räägime sellest, et Eestis on küpsemas uus suur projekt, millega meie terviseandmed saaks panna väga suure teenistuse alla. Maailma tehnoloogiapressi on ärevil hoidnud, ma arvan, tänavuse aasta üks kindlasti kõige veidramaid, kui mitte kõige veidram lugu sellest, kuidas hiinlased on paigutanud teatud väga tundlikesse serveritesse riisitera suuruse spioneerimiskiibi ja kas on või ei ole ja miks see on nii veider lugu, siis sellest me räägime. Anname siis hinnangu sellele, milline on kõige värskem uus iPhone XS, mis on nüüd Eestis kohal. Kui te olete Windowsi kasutaja, siis võib juhtuda, et Microsofti välja antud Windowsi uuendus on juba ära kustutanud osad teie failid ja väga tundlikud failid ja neid ei saa enam tagasi. Mis segadus selle ümber on ja kuidas siis peaks lihtne inimene käituma? Loodame, et saame sellest rääkida. Ja saate teises pooles räägime pikemalt siis Eesti iga aasta kõige suuremast projektist, kus võiks sündida uusi startup äriideid ja üldse kihvte ettevõtmisi. Digitund. Läheme saate juurde. Hans, sinu suur artikkel kannab pealkirja Eesti e-riigi uus suur projekt. Hakkame meie rahva terviseandmetega suurt raha tegema. Räägi sellest lähemalt siis. Kas ma ka saan osa sellest rahast endale? Jaa ja ei. Võib-olla mitte nii otseselt, aga üldiselt kindlasti. Tegelikult on see minu arvates hästi põnev teema, sest et me oleme rääkinud siin juba aastat, teame, et Eesti on e-riik ja mis see põhiliselt tähendab, et meil on mugav üle interneti asju ajada. Aga tegelikult ju selle asja teine külg on, et meil Eestis tekib üha rohkem igasuguseid andmeid. Ja nüüd on Sotsiaalministeeriumis juba tükk aega valmistatud ettepanekut ette, mis ei ole viimast pitserit peale saanud, et valitsus peab selle heaks kiitma veel, aga plaan on see, et teha selline uus agentuur või asutus või keskus, mis aitaks kõiksugu Eesti erinevaid andmeid, tervisevaldkonnas siis terviseandmeid nii-öelda koordineerida ja välja pakkuda võimalikele partneritele, tulgu see siis mingi startup või mingi suur firma või mingi teadusasutus või ülikool, kes ütleb, et uurime need andmete pealt, et teeme mingisuguseid, mis iganes uuringud vaja on teha, siis nüüd üks uus keskne koht ja muidugi liiguvad selles tervise, meditsiini ja tehnoloogia valdkonnas väga suured summad. Oota, aga mis tüüpi andmed seal tekivad? Ilmselt igasugust tüüpi, alates sellest, et Hansul oli gripp kuni mingite väga detailsete teaduslike andmeteni välja, millest me sinuga isegi aru ei saa, sest meil ei ole meditsiiniharidust. Ja see ongi mõte, et meil on praegu igal pool laiali. Meil on, kes selliseid asju hoiavad, on mingi haigekassa, kes ütleb, et kui palju sa oled kindlustatud ja palju toetusi saad. Siis on haigla, kus sa käid või sinu perearst. Siis on igasugu Tervise Arengu Instituudid, siis on Sotsiaalministeerium ise. Hirmus palju erinevaid andmekogusid, igaühel on oma peremees, kes valvab, et andmed ei kasutataks valesti, on ju. Sa ei taha, et sinu andmed seal on ju, keegi teeb mida iganes. Aga samas, kui need andmed kokku panna, siis võiks sulla sealt väga uusi teadmisi. Alates, ma rääkisin arstiga, kes ütles, et miks meil baarides ei lubata suitsetada ja restoranides. Et kui 50 aastat või 30 aastat tagasi vaadati suitsetajate kopse, said aru, et see on paha ja kõik. Aga alles siis, kui sa paned kokku eri andmed, et näed, inimene töötab restoranis teenindajana ja seal suitsetakse palju, ja siis temal on kopsuvähki palju rohkem kui õues töötaval inimesel. Et sa paned erinevad andmed kokku ja sealt hakkavad tulema välja väga suured siis järeldused. Aga praegu on niimoodi, kui keegi tahaks teha, et siin olevat Sotsiaalministeeriumis juhib seda asja siis Andrus Teier, kes pikalt oli KredExi juht, pädev tippjuht. Tema rääkis, et meil on startupid käivad Eestis, otsivad, et meil juhuslikult on siin näiteks 1 000 000 eurot, millega me tahame teha ühte sihukest vereuuringute mingisugust uut teenust. Ja 1 000 000 eurot startupil kohe investeerida, teeme ära. Aga siis Eestis praegu sihukest keskust ei ole, mingisugune Sotsiaalministeerium või on see mingisugune haigla, et nendel on muud tööd teha ja pole aega vastata ja ei tea, kas üldse on see, kuidas see on ja kõik need asjad jooksevad liiva. Ehk siis
seal võiks tekkida siis päris suure rahalise mahuga projektid, kui see käima läheks, et Eestis on üks keskne punkt, kus keegi tuleb, et meil tahame teha üks uuringu, mis andmetel on, see kohe loetleb. Kõik on tehniliselt nagu moodne, nagu me tänapäeval on, liidesed värgid, pluss siis ikkagi andmekaitse oleks seal sisse ehitatud kohe. Kuidas see nüüd ikkagi reaalsuses välja hakkab nägema, et kas tekib mingisugune uus keskne andmebaas või tekitatakse mingi XD-laadne lahendus sinna vahele? See peaks olema kaks asja. Esiteks on siis see asutus, riiklik aktsiaselts, et alguses ta nõuab riigi raha, maksumaksja raha, et see käima panna ja siis peaks hakkama ise raha teenima. Aga tehniliselt tekiks siis selline andmevaramu, mis nagu koondab kokku igalt poolt, kus meil on praegu haiglates ja mujal. Aga see andmevaramu tekib siis sinna tervise ja infosüsteemide keskuse alla. Aga ta oleks selline, et ta nagu anonüümiseeriks ära, et ei ole nagu Henrik Roonemaa nime Hans Lugasel on nina otsas Bisvin. Sellist rida seal baasis ei ole. Aga saab näha, et mis see Bisviniga inimene on varem teinud, kas see mu elustiili mõjutab või mitte. Ja samas asja mõte oleks ka see, et selle ühes andmevaramus saaks siis tulla see võimalik partner ja teha seal sees nagu läbi terminali, seal sees saad teha oma uuringuid ainult. Et ei oleks nagu Cambridge Analytica ja Facebooki näiteid, et sa nagu ühest torust vaikselt lased riigist andmed välja ja siis pagan teab, kus nad lähevad. No neid eriti Eesti-suguses riigis, eks ole, kus inimesi ei ole 300 miljonit, vaid umbes miljon. No et seal tegelikult neid tagurpidi isikustada teatud juhtudel kindlasti ei ole ülikeeruline. Et meil mingisuguste haigustega inimesi meil võib-olla ongi Eestis 5 või võib-olla 50 ja kui sa paned teatud teised andmeid sinna juurde, siis need leiab üles lõpuks. Et see on nagu hästi elementaarne, et meil ei saaks neid 3 inimest kohe välja kellega numbrid klapivad, et neil on need 3 inimest. Aga laias laastus, mulle kuidagi kuulasin seda juttu ja mõtlesin, et see on tegelikult hästi suur muutus, millest ma praegu üldse veel võib-olla hästi ei saa aru ja võib-olla ei peagi aru saama, aga tegelikult Eestis ei ole ainult terviseandmetega, et meil on igasugu valdkonnas nii palju andmeid. Ja siis räägivad mingisugused teadlased, et andmetega saab asju teha, siis tulevad mingi startup ettevõtjad teema andmetega asju, aga lõpuks kuhu see välja jõuab, nagu ei kujuta ette, aga kui seda teha tõesti nüüd teadlikult ja vastutustundlikult ja niimoodi, et ei panda ohtu, et andmetega siis kellegi mingi isiklikke asju avaldatakse, siis võib see väga palju muuta. Et ja see ei ole ainult mingisugune väga keeruline ravimitööstus, vaid tegelikult väga lihtsad asju, et see sama Apple'i Watch, Apple'i kell, mille me siin oleme rääkinud, see on tegelikult terviseseade, seal sees on igasugused terviseandmed, et sama hästi võib nende Eesti terviseandmetega välja töötada uue mingisuguse äpi, uue teenuse, uue aktiivsusmonitori, mingisugusele nišile inimesteks, kellel on mingi teatud konditsioon või teatud haigus, et seda ei saa teha, kui sul ei ole andmeid, Eestil on andmed, kui Eesti need andmed annaks kellegi kasutusse, see tooks Eestisse mingit raha, et siit võib tulla suuri asju. Aga see on kõik sellise pika tee esimene samm. Nii et see huvitav oleks teada ka, mida arvavad selle asja kohta ikkagi andmeturvalisuse spetsialistid ka, et ega meditsiin ja andmeturvalisus tänapäeva maailmas need asjad peavad kogu aeg olema ühes lauses. Täpselt. Et me võime küll öelda, et need polikliinikutes olevad paberregistrid on ka ebaturvalised ja ma põhimõtteliselt olen nõus sellepärast, et seal ei jää märki maha, eks ole, kui keegi jalutab mööda ja viskab pilgu peale, et e-registrite puhul jääb, mis on väga oluline. Aga teistpidi, kuna need polikliinikutes olevad paberid on kõik eraldi, siis ei ole ka sellist ühte kohta, eks ole, kuhu keegi saaks minna sisse ja tal avaneks siis nagu terve pilt. Et see on korraga hea ja halb, et kui nad suudavad selle niimoodi ära teha, et see on anonüümne ja et sellest on kasu, siis ma arvan, et seda võiks teha. Ja nii on, lähme siit väiksele pausile. Digitund. Läheme Digitunniga edasi siis ja räägime ära, mis veidrad signaalid tulevad teiselt poolt ookeani Ameerikast, kus võib-olla on üks kõige nutikam selline küberespionaaži juhtum olnud oma riisitera suuruse kiibiga. Sa lugesid läbi, et kui usaldusväärseks sa pead seda lugusid, mis on nüüd ilmunud? Jah, ma räägin nendest tausta ära. Ilmus eelmisel nädalal väga täiesti pommartikkel. Väljaandes nimega Bloomberg Business Week, väga tuntud, ilmselt võiks ka öelda respekteeritud väljaanne on ju. Ja artikkel on sellest, et see sündmustik sai juba alguse siin 3 aastat tagasi, 2015. aastal, kui Amazon tahtis ära osta sellist firmat nagu Elemental Technologies. Üks USA firma ja vaevalt Eestis on väga palju inimesi, kes sellest kuulnud on, aga nad teevad teatud siis videotooteid, videoservereid ja videostreamingu bokse. Ja need serverid on ülikallid, $100,000 hinnaklassis. Ja Amazon tahtis seda firmat siis ära osta ja nagu ikka enne ostu siis tehakse
üsna põhjalik uurimistöö, et noh, mida ma nüüd oma miljonite või miljardite eest siis saan. Ja üks osa sellest uurimistööst puudutas ka turvalisust ja Amazon siis väidetavalt palkas siis välise firma seda protsessi siis tegema, seda turvalisust hindama ja see väline firma tuli tagasi raportiga, et kuulge, mingi jama on nendes serverites. Ja hakati siis asja veel uurima ja selgus, et kuigi see firma on USA firma, nad disainivad need emaplaadid ja serverid USA-s, siis valmistatakse neid, noh teadagi kus kogu maailma elektroonikat valmistatakse Hiinas. Ja väide on siis see, et selle tootmisprotsessi käigus seal Hiina tehases tõenäoliselt siis Hiina armee eestvõttel lisati sellele emaplaadile üks selline riisitera suurune kiip. Ja kui nüüd kujutate ette, kes on näinud emaplaati, see on täis neid. See on täis riisitera suuruseid kiipe, eks ole. Ja kas seal on üks rohkem või vähem, noh, igapäevase töö juures, noh, seda, sina tead, mis su MacBookis on, midagi sa ei tea, et mitu neid riisiterasid seal on, et see ei tule niimoodi välja. Aga et see kiip oli selline väga hea kiip, et tehniline seletus on, esiteks selles Business Weeki artiklis ei olnud ta nüüd ülitehniliselt lahti seletatud, aga põhimõtteliselt see kiip toimis siis emaplaadil sellise vahemehena, et ta pani kõrvale teatud hulga andmeid, mis seal emaplaadi peal siis liikusid, noh näiteks krüptovõtmeid ja põhimõtteliselt tekitas tagaukse siis ükskõik mis võrku, kus selle firma serverid on. Ja Amazoniks, aga selle firma servereid tuleb välja igal pool, kaasa arvatud CIA droonijuhtimiskeskuses ja ühesõnaga pool USA sõjaväge on seda täis. Ja teine firma, kes siia on segatud väga tugevalt, on Apple, kes siis plaanis osta. Selle emaplaadi tootja on siis selline firma nagu Supermicro. Mis on väga levinud ja mis on, nagu öeldakse, et emaplaat, ütleme serveri emaplaatide Microsoft või et enam-vähem vaata, et kogu turg või väga suur osa maailma turust, eks ole, kuulub siis sellele Hiina Supermicrole, kes neid valmistab. Ja Apple oli ka plaan osta seal sadade kaupa neid servereid, et oma andmekeskusi ehitada ja Apple'is väidetavalt siis ka leiti need riisiterakesed üles ja Apple katkestas kogu siis tehingu ja midagi seal ei toimunud ja midagi ei ostetud. Et tõeliselt, see on üks asi, mida on kogu aeg kardetud. Mõned on see väga loogiline, et kui sa tellid kogu kauba Hiinast ja sul on, sa aru, et neil on huvi, mis iganes huvi siis sinu juurde luurata, siis mis need takistab sinna väiksest sokutamast midagi peale? No ja see on, me räägime serveri emaplaadist, aga põhimõtteliselt kõik meie MacBookid ja iPhone'id ja telefonid ja need tulevad ju kõik Hiinast, eks ole. Et isegi kui sinna on kirjutatud designed by Apple in California, siis lõpuks valmistatakse ta ikka Hiinas ja muidugi on selle jaoks protsessid, et ega ka sinna tehasesse ei saa iga mees sisse jalutada ja oma riisiterasid sinna Apple'i masinasse puistata. Aga probleem on olemas, seda on kogu aeg kardetud ja väidetavalt siis nüüd see ongi osutunud tõeks, et jumal teab, kui paljudes nendes serverites ja äkki veel mingites muudes tootetes ka on need riisiterakesed siis sinna sisse pandud, mis põhimõtteliselt avab siis, ma ei tea, hiinlastele või ma ei tea kellele, eks ole, siis tagaukse ükskõik millise asutuse, ükskõik millisesse võrku, kui nad tahavad. Aga lugu läheb huvitavamaks. Pärast seda, kui see artikkel välja tuli, ja see artikkel, seal on 17 allikat, kõik on anonüümsed. Sellepärast, et teema on selline. Aga Business Week natukene siis ka avas nende tegijate tausta, et enamus neist või peaaegu kõik olid siis ikkagi nende siis valitsuse pool, et jõuametkondadest, kes siis anonüümselt. Riiklik uurimine on et anonüümselt soostusid siis nagu rääkima sellest ja huvitav on see, et nii Apple kui Amazon eitasid seda väga otsesõnu, väga kategooriliselt. Ja nii nagu asju ei eitata, kui sa tahad midagi ära peita. Hästi detailselt Amazon kirjutas, et midagi sellist ei leitud ja hoopis teisi asju leidsime, mis me ära parandasime. Ja Apple'i avaldus oli ka see, et umbes nii, et me siin firmas mitte keegi ei saa aru, millest te räägite. Ei ole olnud, mitte kunagi pole olnud mitte midagi sellist, see kõik on jama. Ja tavaliselt, eks ole, suurfirmadel on võimalusi asju eitada igasugusel moel, kui sa natuke tahad ka jaatada, eks ole, et sa võid öelda, et praegusel momendil, ma ei tea, me ei saa kommenteerida või mis iganes asju sa ütled või et me võtame oma turvalisust, oma kasutajate turvalisust väga tõsiselt või igasugu lauseid saab öelda, et nüüd ongi põhimõtteliselt internet või selline tehnoloogia avalikkus on jaotunud kaheks. Ja see on väga selge küsimus, et Business Week seisab oma artikli taga, et me ei ole midagi valesti, me usaldame oma allikaid ja teiselt poolt need suurfirmad eitavad nii otsesõnu, nii kategooriliselt, nii kõrgel tasemel. Et jällegi on väga raske uskuda, et kui midagi sellist toimub, et siis nad, miks nad siis peaksid nii kategooriliselt seda eitama? Ja keegi ei saa aru.
et kas siis oli päriselt või ei olnud päriselt ja selle sündmustiku ümber on terve hulk igasuguseid konspiratsiooniteooriaid, no üks on ju, inimesed lihtsalt vaatavad võimalusi, et miks siis on tekkinud selline olukord, kus kuskil on väidetavalt 17 mingisugust valitsuses töötavad kõrget turvainimest, kes ütlevad, et oli ja siis on maailma suurfirmad, kellel kogu renomee on kaalul, eks ole, ja kes võiksid kasutada viisakat eitamist, aga nad kasutavad väga ebaviisakat, väga otsest eitamist, et see kõik on jama. Et miks siis nii on? Ja igasuguseid variante on seal, eks ole, et variant A on see, et Apple'is umbes teab sellest 2 inimest, ja teised ei teagi, on ju, nad ei tohi rääkida, võib-olla valitsus on keelanud rääkida, samas Apple on öelnud, et ja ühtlasi me tahaksime öelda, et valitsus ei ole keelanud meil rääkida. On variant, et kuna USA ja Hiina vahel on käimas kaubandussõda ja ameeriklaste jaoks on Ameerika praeguse valitsuse jaoks ka on üsna suur probleem, et kõik asjad tehakse Hiinas, USA-sse oleks vaja just neid tootmistöökohti, et Donald Trump käib ka ringi, räägib manufacturing in US ja sellist juttu, et äkki lihtsalt Business Week langes sellise kõrgetasemelise valeinfo ohvriks, et Business Weekile lihtsalt valetati, et tegemist on sellise infooperatsiooniga sisuliselt, kus ühe väga suure Hiina firma usaldusväärsus ülemaailmsel tasandil võeti lihtsalt valeinfoga maha, see on ka üks variant, eks ole, keegi ei tea mitte midagi. Ja valdkond on ka täpselt selline, et keegi ka ei saa rääkida. Et väga raske on tõestada, et kas oli siis või ei olnud. Aga väga palju juttu on selle ümber. Ja just see olukord, et üks nii kõigest hingest jaatab ja teine nii kõigest hingest suurte siniste silmadega eitab, kuigi nad ise peaksid olema ju ohvrid. Ja midagi ka ei oleks, ma arvan, nagu katki, kui nad ütleks, et oli jah. Oli, tegime korda. Tegime korda, tõesti oli, ei tea. Aga ma arvan, et sellel sündmustikul tasub silma peal hoida ja see laiem küsimus ikkagi on tõesti see, et meie kõikide ma ei tea, kodud, kontorid, serverikeskused, pangad, mis iganes e-riigid on ju täis elektroonikat, mis tuleb Hiinast. Ja kui see asi ise ei ole Hiinast tehtud, siis seal sees on raudselt midagi, mis tuleb Hiinast. Et Hiinast ei saa üle ega ümber. Siiamaani lihtsalt on mängitud selle peale või see loogika on olnud, et hiinlased ei teeks midagi sellist, sellepärast, et neil on liiga palju raha kaalul. Et seal on ikkagi miljardid, tegelikult terve elektroonika ekspordisektor, eks ole, Hiina majandus on ju väga suuresti selle peale üldse ehitatud, et kui nad midagi nii rumalat teeksid, siis see tõmbaks neile rahvusvahelist nagu kriipsu peale. Et nad ju ei teeks seda, nii et vaatame, aga vähemasti sellised küsimused on püsti. Äärmiselt põnev, vaatame, kas sellest veel midagi saab või see nüüd niimoodi sumbubki. Aga räägime ühest Hiinast toodetud telefonist, sest ta on päriselt Hiinast toodetud iPhone XS. Anname lühidalt siis oma kokkuvõtte edasi kuulajatele. Ta oli meil toimetuses mõnda aega, proobisime ja vaatasime, see telefon on väga-väga sarnane eelmise aasta iPhone'ile. Kes veel ei teadnud? XS, X, sama telefon. Ja ma tegin sellega hulgalist pilti. Ma mõtlesin, et see peab olema selle XS-i nagu suurimaid eripärasid või vähemalt midagigi uut ja tõesti on erinevusi, aga ei saa nüüd öelda väga palju, et ikkagi selle telefoni eripära on see, et ta teeb siis tavalisest fotost hulga pilte, mitte 1, 2, 3, vaid isegi võib-olla 5, 6, 7 ja siis paneme need kokku parimad pildid. Et see on see asi, kus sa pildistad midagi, kus on väga eredad peale, väga tumedad, siis ta oskab seda ühtlaselt säritada. Ja selles mõttes on ta nüüd parem, aga muidu on ikkagi väga ühtlaselt väga kõrge hea tasemega telefon, nagu eelmise aasta iPhone X oli. Nii et kes plaanis osta X-i või kellel on ikka, ütleme, kellel on X, kas ta peaks uuendama? Ma ei usu ikka, ei ole ikka tõesti väga. Ja kes tahab väga kallist Apple'i telefoni võib osta midagi katki temaga ei ole, ma saan aru. Võib-olla riisiterak on sees, võib-olla ei ole seda me ei tea. Aga põnevam telefon on tulemas ikkagi ja see jõuab alles umbes 2-3 nädala pärast Eestisse, siis see XR, mis on siis vaata, kuidas aeg muutub, me ütleme siis see odavam iPhone. See odavam iPhone on 800 €. Mis on alla 1000 €. Need on kõik üle 1000. Muide, väga kaval toote hinnastamine. Ja, et see odav iPhone on nüüd siis see 800, et see on nüüd siis alles tulemas. Siis räägime sellest, et mida see uus odav iPhone tähendab, aga siit lähme pausile. Digitund. Digitund läheb edasi ja meie saate teine pool on nüüd sellest Eesti võib-olla kõige tuntumast, kõige iga-aastasemast, kõige suuremast sündmusest, kus tuleb uusi äriideid ja sellest äkki ka uusi ettevõtteid, start-up'e või muid toredaid lugusid. Ajujaht on muidugi see. Tuletage nüüd korraga meelde minu head 2 külalist, meil on Mailis Plooman Elisast, telekomiteenuste valdkonna juht ja Marii Karel, kes on ju meie hea kolleeg ja ajujahi tootja ja saatejuht. Et
me just nagu mäletan, just see ajujaht oli ja lõppes ja kõik oli väga tore ja juba ta on jälle käes. Mis see ajujahi ajagraafik nüüd on siis? No ta ikka käib iga aasta. Sinna ei saa midagi teha. Ta iga aasta hakkab ja oktoobris hakatakse ideid koguma ja maiks on selge, kes võitis. Maikuuks, jah. Ja, no see vahepealne periood on selline, mis televaatajast on peidus, aga ma arvan, et tiimide jaoks on ta see kõige ägedam aeg üldse, sellepärast, et kõigepealt siis kõikidest nendest ideedest, mis välja valitakse umbes novembri lõpus, ta tõenäoliselt on mingi 25-26 november või midagi sinna kanti. No praegu on oluline meeles pidada seda, et kuni 28. oktoobrini saab veel ideid esitada. Nii et kellel on nagu vahva mõte, et siis... Ja. Siis sealt edasi umbes novembri lõpus mingisugusel hetkel sünnib neist top 100. Need top 100 pääsevad siis esimest korda žürii ette, kelles siis žürii valib omakorda välja 30 ja nende 30-ga hakatakse siis päriselt tööd tegema ja vaeva nägema. Ja see programm, kuhu need 30 sisse pääsevad, ma arvan, see on üks põhiline põhjus, miks üldse oma ideega kusagile minna. Ehk sellist kiirendilaadset programmi ikkagi Eestis mujal on kas väga suure raha eest võimalik saada või väga kallis saada. Ja siis sellest seda juba hakkab kajastama telesaade ka. Aga ega neid ideid ei pea nagu selles mõttes kaugelt otsima, et just endalgi siin oli üks päev mõte, et kui ma ei oleks selle ajujahega nii seotud, et siis miks mitte seal ise osaleda, et probleem reaalsest elust, et kui sul on laptopis kohutavalt palju tääb lahti ja neid on seal mingi üle 20 pidevalt, et siis võiks olla mingi selline äpp, mis vahepeal paneb need tääbid kinni, mida sa ei ole juba tükk aega kasutanud, et selle nimi võiks olla näpp. Äpp, mis paneb siis need asjad kinni. Kuulge, aga see tuletan nüüd meile seda, kui ütleme siis selline tulemuslik selline ajujaht on. No võtame korra mineviku peale, vaatame, mis eelmise aasta saade on siin mõned kuud tagasi lõppes just, sest minust just oli maikuu on ju. Et sellest ei ole palju möödas. Kas te mäletate, Mailis, sina käisid eelmise aasta osalisi meile tutvustamas siin ka. Mis nendest saanud on või kes sul on meelde olnud ja kuhu nad on jõudnud? No nad jõuavad järjest oma erinevate projektidega edasi. No võitja on eriti tubli olnud, Foodtox oli võitja. Ja nemad käivad mööda maailma ja tutvustavad reaalselt oma programmi. Kui nad alustasid, no see on otsus mõttes, võtame nüüd aasta tagasi, eks ju, siis nad olid kõige paremas mõttes 2 ametnikku, kes mitte kunagi varem ei olnud ettevõtlusega tegelenud. Ja neil oli lihtsalt, oligi nii, nagu Marii ütles, siis enda valdkonnas probleem, mis häiris ja mis häiris tuleb välja ka väga paljusid teisi. Võtsid kätte, lõid digitaalse lahenduse, mis neile endale ka vist natukene üllatuslikult on üle Euroopa kõigepealt väga populaarseks saanud ja kuna tuleb välja, et Euroopa toidukäitlemise nõuded on nii kõrged, et neid aksepteerivad ka väga paljud riigid üle maailma mujal, suured turud, siis nad on jõudnud nüüd ka nii Ameerikasse, Lõuna-Ameerikasse kui viimati ma nägin neid mingisugusel Aasiale suunatud üritusel, nii et eriliselt tubli tiim selle koha pealt. Okay, aga lihtsalt eripära on see, et mitte nagu Taxify, kes on tänavatel meil, siis nemad tegutsevad kuskil, toiduaine tööstuse sees ja toiduohutusega konkreetselt. Aga sinna nendest 100-ni jõudmine, 100 sekka, kellel üldse on šanss edasi pääseda. Kas selleks piisab, kui ma olen riigiametnik, mul on hea idee või oma valdkonnas tegutsejad, mul ei ole midagi olemaski veel. No tegelikult seal on niimoodi, et ma just rääkisin Iris Janveri siis omaniku ja peadisaineri Arina Baranovskajaga eelmisel nädalal, kutsusin teda ajujahi žüriisse. Ja temal oli ka õigustatud küsimus, et kuule, et ma ei tea, et kas nii lihtsate asjadega nagu, et ostan ilusad kangad ja siis teen neid ilusaid riideid neist, kas sellega üldse võib tulla, et võib-olla mis need kriteeriumid on. Tegelikult on nii, et kui sa suudad ära selgitada, mis on sinu ärimudel, kus sa raha hakkad teenima, siis võid igasuguste asjadega tulla. Aga kui sa nagu sellele küsimusele ei oska vastata, et kust raha tuleb, siis ei ole mõtet. Marii, sa tegid seda saadet ka mitte nüüd eelmine aasta, aga paar aastat tagasi. Jaa, ma tegin seda saadet 3 aastat, ütleme siis 3 aastat tagasi ja lõppes see periood, eks ole. See kõik nii keeruline. Aga ütleme, seal on skandaalsemad ajujahi hooaega, ütleme nii ikkagi, sellepärast tuletame nüüd meelde kõigile ikkagi, juhtus niimoodi, et üks noor ettevõtja mõtles välja toreda äppi, millega saab siis taksot kutsuda ja pani nimeks Taxify, selleks mitte hooaja algus, vist oli M-takso ja siis hooaja lõpus oli Taxify. Ja žürii ei pidanud üldse neid väga, väga heaks äriideeks, ei jäänud esikohta. Ja ma mäletan, et seal finaali eel veel oli nagu mõtisklus selle üle, et aga miks me peame nagu Taxify'd siit ajujahiga üldse aitama edasi, et tegelikult neil oli nagu nii kindel äriplaan juba, et oli selge, et
isegi ilma ajujahita nad on maailmas väga võimsad ja teevad selle töö ära. Ja vist see oli nagu see kaalukeel, et miks siis nagu lõpuks Taxify ei võitnud seda hooaega. Aga kui sa küsid, kui sa lähed liiga hea ideega, siis saadetakse ka koju. No, et kui see on juba näha, sul on meeskond, on ju, sul on juba investorid, sa tead, kuhu suunas sa pead liikuma, on ju, et siis sul nagu ei ole mõtet seal tammuda selle ühe koha peal. Ja küsimus ei olegi selles, kas idee on hea või mitte, et ta on ikkagi rohkem nagu ettevõtluskonkurss täna juba. Ehk siis see, mida jälgitakse, on just see, et kas sa suudad areneda selle programmi jooksul, kas see programm annab sulle midagi juurde, et kindlasti ei ole see idee konkurss enam, et keegi ei hinda paberi peal mingisugust ideed. Vaid, et kui lähedal idee on, siis päriselt muutmisele. No ka see suhtumine sellel tiimil, et see võib olla täiesti mingisugune jabur asi, no, aga kui ikkagi tiim ise usub ja näeb, et sellest on võimalik midagi ära teha, siis see tihtipeale loeb palju rohkem kui kellegi teise võib-olla nagu selline väga traditsiooniline lähenemine, et noh, ma arvan, see tiim ise nagu määrab kõige rohkem selle, kas sa pääsed 30 hulka või mitte ja sealt edasi, kas sa 30-st sinna teležürii ette lähed. Ja kui me räägime sellest, et kuhu need tiimid nagu jõudnud on, et siis ärimaailmas on see ju väga lihtne, et kui sa oled edukas, siis on hea küsida sult, mitu maja ja mitu autot sul on. Et Taxify'ga näide eelmisest nädalast, kui me rääkisime Tiit Villiguga, kes väga toetas oma poegade business Taxify'd, siis tema ütles, no jah, et saime jah miljonäriks. Sagadki? Sõidame nüüd jah Teslaga. Aga sel samal aastal, kui Taxify ei võitnud, siis võitis Timbeter ja ma just eelmisel nädalal kohtusin ka Timbeteri ühe tiimi liikmega, kes ütles, et no jah, ostsin muidugi uue kodu. Nii et näete, palju põhjuseid, miks oma äriplaaniga minna siis ajujahti? Jaa, mismoodi see protsess nüüd siis on, et ma teen selle idee, mul on, tahan teha seda äppi, mis paneb sul tääbid kinni. Ja siis 28. oktoobriks sa esitad selle ajujaht.ee kodulehel. Mis vormis ma esitan, saadan e-maili? No see... Vabas vormis või? Et mul on mõte, seal on kõik need asjad kirjas, kuidas sa esitama pead. Veebivormi täidad siis üldiselt. Ja siis kuu aega pärast seda on sul võimalus, kui sul on nii äge idee, et sa pääsed 100 parema hulka, et enamasti seal kuskil 300-400 idee vahel neid esitatakse. Päris palju ikka. Päris palju. Wow. Konkurents on tugev. Ja siis... kuulajad, kui teil on mõte, siis pange ruttu kirja, sest et konkurents on suur. Kui sa pääsed sinna 100 hulka, siis 24 ja 25 november on siis see esimene kord, kui sa astud žürii ette ja siis 2 žüriid 2 erinevas toas hakkavad hindama, kas sa oskad oma ideed ka välja tuua, sest et üks asi, mida eelmisel nädalal ajujahi nagu eelprogrammi raames me kuulasime ka seal kohalikke noori, et millega te tahate tulla ja mis ideed teil on, siis üks nagu kõige suurem mure on see, et ma kuulan selle 3 minutit pitchi ära, ma tegelikult ei saa aru, et kas ta tahab teha lehekorjamismasinat või ta tahab teha lehtedest briketti. Et kuidas oma ideed esitleda niimoodi, et see ikkagi jõuaks kohale, mida sa teha tahad. Ja siis ka kohe muidugi, kust raha tuleb. Jah, sellega on eelmistel aastatel selles samas top 100 žüriis on mitmele tiimile antud ka see tagasiside, et järgmine kord, kui sa kellelegi esitlema lähed, mine enne oma vanaema juurde. Ja räägi oma vanaemale, kui su vanaema 3 minutiga saab aru, siis oled sa võimeline ka kerges pabinas selle žüriile maha müüma. Ja tegelikult see on ju ärimaailmas täiesti tavaline, et sa peadki investoritele pitchima ja 3 minutit on väga pikk aeg, et tegelikult sa peaksid olema vanaemale ikkagi võimeline siukse 30-45 sekundiga tegelikult selgeks tegema selle. Mingi 1-2 lausega on ju. Just. See on see sama näide, see on see sama näide, mis Tiit Villig tõi, kui me Rahageeniuses tegime temast artikli, siis ta ütles, et üks asi, millest Markusel Taxify'd tehes oli ajujahist väga palju kasu, ta õppis pitchimise ära. Enne seda ta käis seal mööda taksojuhte juba mitu aastat on ju, kogu aeg oli siuke 40 sekundit tal see jutt, et mis nad teha tahavad, keegi ei tahtnud teda kuulata, mina jälle mingi noor poiss tuleb. See hull tuleb jälle oma jutuga. Tuleb siin midagi seletama, kuidas ta siis selle kätte, et ta tõesti nagu esimesest lausest alates sai selle kogu tähelepanu endale ja ütles, et vot selleks, miks sul seda vaja on ja pani ennast kuulama, sellest ajast läks nagu äri lahti. Hea küll, teeme pausi ja siis jätkame juttu. Digitund. No, räägime Digitunnis edasi ajujahist, mis kohe jälle hakkab pihta. Praegu juba on aeg valmistada oma äriideed ette. Mailis, ma olen kuidagi tähelepanu, et Elisa üritab teha hästi palju koostööd igasuguste iduettevõtetega, väikeste ettevõtetega. Võib-olla see on teie selline oskuslik suhtekorraldus, aga võib-olla teete päriselt ka. No me ikka teeme päriselt ka, jah. Aga kas selline koht nagu ajujaht, kas
kas see on ka koht, kus sellised suured ettevõtted käivad vaatamas mingeid häid ideid, mis võib-olla ei jõuagi lõppfinaali ja võitjaks ei saagi sinna parimaks pitchimise meisterlikkuses ei saa parimaks. Aga sa näed, et tegelikult asjal on tuuma ja sisu ja siis keegi korjab nad üles või teeb koostööpakkumise. No ühe suurettevõtte jaoks või meie jaoks eriti sinna, ütleme siis, tuleb 2 poolt. Üks pool on jah see, mida sina praegu mainisid, et me tegelikult hästi lahtiste silmadega käime ringi ja vaatame, et millised oleks need projektid, kellega me saaksime koostööd teha. Ehk kas on keegi, kellele annaks midagi juurde, ma ei tea, suur kliendibaas, võime mingisuguseid, ma ei tea, mingit kas infot koos liigutada, mingid andmeid koos liigutada või siis päriselt nagu meie leviala meie võrgu peal mingisuguste asjade tegemine. See on üks pool sellest. Teine pool sellest väga palju on see, mida me maja sees nimetame selliseks karmaprojektiks. Ehk selleks, kui me näeme mingisuguseid tiime, kellel tegelikult oleks vaja, et keegi küsiks kriitilisi küsimusi, ehk siis me oleme igal aastal olnud mentoriks umbes 10-15 tiimile, kes siis top 30 hulka pääsevad. Nendest väga paljud ei ole telekommunikatsiooni või meelelahutusega mitte kuidagi seotud. Väga palju nii sotsiaalseid ettevõtteid, väga palju jaekaubandust, kõik võimalikke selliseid valdkondi, kus me otseselt oma igapäevategevusega sees ei ole. Aga kui me näeme, et need tiimid on sellised, kes tegelikult oma kas mingisuguse suhtumise poolest või mingisuguste väärtuste poolest tegelikult kuidagi meiega klapivad, siis me oleme nendega olnud koos umbes pool aastat vähemalt. Nii kaua, kuni vähegi on näha, et see tiim ise tahab teha. Ja vahel osade tiimidega jõudnud ka selleni, et kuule tead, et pane see idee natukeseks nüüd riiulile, oota 1 pool aastat ja siis võtta uuesti ühendust juhul, kui sa tunned, et sa jaksad edasi minna. Nii et jah, seal on nagu 2 poolt, et ise reaalselt mingisuguseid koostööprojekte saada, teine asi on, et aidata tõesti nagu liikuma selliseid tiime, kellega mingisugused väärtused klapivad, kui sa näed, et see on nüüd see koht, kus sa saad tagasi anda. Oota, teie boss Sami, ma kohtusin temaga eelmisel nädalal, ta ütles, et tegelikult te leidsite ajujahist endal reaalse koostööpartneri. Jah, meie leidsime päriselt ka jah. Mindtitan on siiamaani meie peamine koostööpartner kõikide meie tänaste tehisintellekti lahenduste puhul. See on see sama asi, mida paar nädalat tagasi siin rääkisime, et kuidas te tuvastate inimesi. Ja kus juures see sama asi, mida me siis Siseministeeriumiga koos praegu reaalselt piloteerime, ka see oli asi, millega nad tegelikult selle siis nagu tehnilise lahendusega hoopis teise pealkirja all käisid ajujahist läbi ja kus me üldse nagu tuttavaks saime. Et see on nagu täiesti reaalne edulugu. Nad tulid sinna läbi selle häkatoni võitmise, üldse ei tahtnud tegelikult alguses ajujahile tulla, sattusid pooljuhuslikult ja sellest sündis aastaid kestev päris koostöö. Ja tänaseks on tegemist rahvusvahelise ettevõttega, eks ju, et ma kujutan ette, et seal on valdkonnas on selliseid inimesi või meeskondi, kellel on nagu tuumikus mingi väga äge uus tehnoloogiline mingi lahendus või selline võimekus. Aga ei ole väga hästi aru saanud, mis me teeme sellega. Võib-olla see on see näide. Või siis on inimesi, kellel on hästi super idee, mida teha, aga tegelikult nagu asja sisu veel ei ole. Ei oska teha. Et neil ei ole meeskonda. Kummad edukamad on? Kas nendel on tegelikult võimekus on, aga ei tea, mida sellega peale hakata? Või teised, kes teavad, mida nad peavad lahendama probleemi, aga ei oska seda lahendada. Ma ei tea, minule meeldivad rohkem need tiimid ja ma näen rohkem potentsiaali nendes tiimides, kes näevad reaalset probleemi, mida nad lahendavad, tahavad minna. Et eelmisel aastal ka pressis sisse juba päris palju mõtteid, et bot tahaks teha tehisintellektil põhinevat mingisugust lahendust, ainus kompetents, mis meil puudu on tiimis on keegi, kes tehisintellektist midagi teab, on ju. Et fine, see on nagu natukene selline natuke kalastamine, eks ju. Aga teistpidi võtame selle sama võitjate Foodtoxi näite. Nad teadsid oma valdkonna probleemi, neil oli 0 teadmist, kuidas teha IT-arendus, kuidas üldse mingi digitaalset keskkonda püsti panna ja nad on aastaga teinud midagi ülivinget. Lihtsalt kaasates õigel ajal kompetentsi, kuulates, mida neile mentorid on nagu rääkinud. Et ma arvan, et nagu mõlemat pidi võib asi õnnestuda. Et võib õnnestuda niimoodi, et sa oled oma ala ekspert ja tehniline spetsialist ja sa kaasad, juhul kui sa kaasad, siis tõesti turunduse ja müügi inimesi õigel ajal, kes aitavad seda ideed siis kuidagi nagu täpsemaks sul vormida ja kuulad oma mentoreid. Aga mulle tundub, et selline nagu kiirem start tuleb nendel, kes väga täpselt tajuvad seda frustratsiooni või probleemi, mida lahendama minna. Ma arvan, et see ajujaht on nagu selles mõttes hea stardiplatvorm, et tegelikult sa saad kohutaval hulgal tutvusi. Sa lihtsalt su suhtlusvõrgustik nagu laieneb nii palju, et sa saad esiteks neid eksperte tutvud läbi selle ajujahi koolitusprogrammi ja
siis kui sa lõpuks jõuad sinna telesaatesse, siis žürii on ju selline, et kui sa jumala eest saad mõne žürii liikmega hästi läbi, siis maailm on su jaoks valla. Nagu Mart Maasik SEB-st toob alati näite, et kui on teil mingi mure, tahate Rootsis midagi teha, pöörduge mu poole. Ma arvan, et kõik teised žürii liikmed on täpselt samas meeleolus ja sel aastal eriti, et sel aastal me esimest korda teeme niimoodi, et iga žürii liige on siis ka mentor sellele võistkonnale. Ehk et kui 10 võistkonda on jõudnud sinna päris žürii ette, siis iga žürii liige peab ütlema, kurat, sul on nii hea mõte, et mina tahan sind edasi aidata. Et tule ma tutvustan sind oma kõige rikkamatele sõpradele, äkki nad tahavad siia investeerida ja tule ma viin su ühe selle teise sõbra juurde, äkki tal on hea mõte, kuidas teid turundada. Et selles mõttes on nagu kindlasti hästi mõtet sinna tulla, et sul lihtsalt tutvusringkond avaneb nii palju. Aga kõige selle põhjal, no on hea tehnoloogia, hea probleem, mida lahendada ja idee ja siis saad veel uusi kontakte. Aga see kõik on telesaade ka ju, see peab inimesed avalikult esinema ja rääkima. See võib olla päris jube paljudele, ma kujutan. Et kuidas elusalt pääseda telepurki ja siis pärast ka tagasi. Et kui sa oled võib-olla, ei ole avaliku esinemisega kokku puutunud või ei ole astu inimeste ees esile, et kas seda tuleb lihvida seal palju või? No, sina ütled, et uus võte, hakkame uuesti nüüd, räägi nüüd selgemalt. Räägi selgemalt ja kõige parem nõuanne, mis üldse. Tegelikult, ega sa oled seal võistlusmomendis, sa unustad ära, et sa räägid kaameratele. Sa ikkagi räägid žüriile ja sul on seal praegu oma asi ajada ja sul on vaja üks kohtunik veenda ära selles, et sa oled nagu nii äge, et sinuga on mõtet edasi tegeleda. Et see, et kaamerad filmivad, et see on natukese, ma seal suunan küsimustega või aitan seda pinget üleval hoida, see ununeb väga kiiresti seal. Võistlus ise võtab hoo. Ja ma arvan, et siin on nagu väike vahe ka erinevate saadete vahel, et Ajujaht ei ole kunagi olnud eelkõige telesaade, mis räägib muu hulgas ettevõtlusest, vaid ta ikkagi on eelkõige siis, kunagi oli ideekonkurss, siis ta muutus ettevõtluskonkursiks, millest tehakse ka väga hea telesaade, mida on siis nagu huvitav jälgida, aga see programm on väga palju laiem ja see programm on väga palju suurem, et sellepärast ma arvan ka, et loomulikult on neid, kellel nagu hääl väriseb, aga ma arvan ka, et see on nagu kahtepidi, et minnakse pabinasse väga palju just sellepärast, et sa pead oma ideed pitchima žüriile või rääkima mingisugustest edusammudest ja sa tead, et sealt tuleb tegelikult väga aus ja väga otsekohane kriitika vastu ja ma arvan, et see paneb oluliselt rohkem nagu siis tekitab seda pabinat kui see, et siit muu hulgas ka filmitakse, sellepärast, et saatejuhid üldiselt on olnud pigem alati siis selle osaleja poole peal, eks ju. Ja pigem olnud alati need, kes nagu aitavad, just nagu Marii ütles, mingisugune paremini küsimus sõnastades, aidata sellel ideel siis ka pärast seal televaatajale paremini arusaadav olla. No maailma ajalugu tunneb nii palju tehnoloogiafirmasid, mille saamislugu on palju keerulisem kui see, et mul oli algusest peale olemas idee ja meeskond ja kõik oli väga selge ja hakkasime tegema ja tuligi miljard välja, on ju. Et Google'il läks mitu aastat aega, enne kui nad üldse said aru, kus kohast nad hakkavad raha teenima või see kuulus Pixar, kes teeb multikaid, eks nemad tegid 10 aastat, kulutasid 50 miljonit Steve Jobsi raha ja tegid hoopis muud asja, kuni siis pool kogemata tehti Toy Story film. Et sellised, ma kujutan ette, et nagu telesaate keskkonnas, kus sul on žürii ja nõutakse tulemust ja Marii küsib, kus raha on, et sellised nagu mitmed päris suured ideed võivad lihtsalt sealt pudeneda maha, et siis sa ütled, ma ei tea, me mõtlesime, et me teeme siin Google'it, et teeme maailma parima otsimootoriga, ma ei tea, kust raha tuleb. Ja siis jääbki loota, et inimestes on ikkagi nii palju powerit nagu Markus Ullikes, kes ikkagi Taxify viis väga edukaks hoolimata sellest, et Ajujaht tõmbas võib-olla natukese motivatsiooni maha. Ei tea, sotsiaalset ettevõtlust on ka tegelikult olnud viimastel aastatel päris palju. No Google ei ole sotsiaalne. Ei, Google ei ole sotsiaalne ettevõte, nad ei tahtnud ka alguses sotsiaalne ettevõte olla, nad ei teadnud üldse, mida nad teevad, nad tahtsid lihtsalt teha nagu head otsingumootorit, eks ju, mis on nagu omamoodi austamisväärne lugu sellest samast kohast, et sa tunnetad kusagil probleemi ja isegi kui sul seda ärimudelit alguses ei ole, siis Ajujahi programm on see koht, kes sind võib viia erinevat kas nad on siis kontaktid või siis ka mingisuguste mentoritega kokku, kes võib-olla aitab sul leida selle ärimudeli. Ja kui sotsiaalsel ettevõtlusel peab olema ärimudel selleks, et ise elus püsida, eks ju, ka MTÜ teenib ju tulu, eks, ta ei teeni kasumit, ta teenib tulu selleks, et oma ettevõtet üleval hoida, nii et ma arvan, et see spekter on väga palju laiemaks läinud, et
veel siin ütleme aasta 2017 oli iga teine tegi äppi. Isegi mitte teenust, vaid äppi lihtsalt, noh millegi tegemiseks mingisugust äppi ja noh, see oli selline kergelt tüütu. Aga juba ma mõtlen, eelmistel aastatel on olnud ikkagi väga palju rohkem sellist no kas südamega lähenemist või mõttega lähenemist, eks ju. Et kus tingimata ei küsita alati, et aga kus raha on. Pigem on jah see, et kuidas sa self-sustainable oled, kuidas sa nagu elus püsid selle juures. Et ma arvan, žüriis on intelligentsed inimesed, kui nad aru saavad. No selge, no loodame või siis vaatame, kas tuleb uus Taxify või tuleb uus mõni muu tulemus, selle vili sellel puult, mis nüüd peaks kasvama hakkama sügisega. Paari nädala pärast on tähtaeg, minge lugege, kuidas te oma idee saate ära vormistada ja esitada ja palju edu kõigile, kes tahavad osa võtta. Aitäh teile tutvustamast. Meie tänane saade on läbi ja järgmise nädalani. digitund.